Inimesed asuvad teise riiki elama väga erinevatel põhjustel. Valdavalt on ränne vabatahtlik, näiteks olen ise käinud välisriigis õppimas ja samuti aastakese Austraalias raha teenimas. Kindlasti on ka teie tutvusringkonnas omajagu inimesi, kes Eestist kas pikemaks või lühemaks ajaks on välja rännanud, aga ehk on ka neid, kes on tulnud siia hoopiski mujalt elama. Paraku on maailmas väga palju neid inimesi, kelle jaoks ei ole ränne vabatahtlik otsus, vaid kes on sunnitud oma kodumaalt põgenema. Täpsemalt on täna maailmas selliseid inimesi 84 miljonit ja seega on circa iga 100 inimene maailmas põgenik. Eesti ajaloos leidis aset suur põgenemine teise maailmasõja ajal, kus siit lahkus ligi 80 000 inimest. Võib-olla on ka teie esivanemate seas neid, kes sel ajal näiteks Rootsi või Ameerikasse elama asusid. Täna on aga sundrände teema jõudnud meieni lähemale kui kunagi varem selle sajandi jooksul. Ukrainas toimuva sõja eest on Eestisse jõudnud juba tuhanded põgenikud. Ma räägin teile järgnevalt ühe põgeniku kogemusest riigist lahkumisel ja selgitan, millistel alustel põgenikele kaitset pakutakse ja mis neid Eestis ees ootab. Minu peamine sõnum on see, et põgenikud, kes on Eestisse jõudnud, võivad olla kogenud traumeerivaid sündmusi. Paljud neist vajavad tuge, et oma elu Eestis uuesti sisse seada, mida ühelt poolt pakub riik ja erinevad organisatsioonid, aga teisalt saame me ise panustada, et ukrainlaste kohanemist Eestis toetada. Alustuseks aga Ukraina teismelise noormehe Aleksandri lugu, mis tugineb tema sõnumitel ja telefonikõnedel ajakirjanikule, kes tema teekonda jälgis. 24. veebruar. Putin alustab rünnakut Ukraina vastu, põhjendades seda eesmärgiga denatsifitseerida ja demilitariseerida Ukraina ja panna piir NATO laienemisele. Kiievis on kuulda plahvatusi. Aleksander elab oma vanematega 25 kilomeetri kaugusel Kiievist. Nad kuulevad plahvatusi ja kaob elekter. Varsti jõuavad nende juurde Kesk-Ukrainast ka Aleksandri vend oma naisega ja nad on sõitnud väga pikalt, sest maanteedel on liiklusummikud, kuna inimesed püüavad riigist põgeneda. Esimene sõnum. Me ei ole kindlad, kas peaksime lahkuma. Ema ei taha kodu järelevalvet jätta ja me ei taha enne ööd sõitma hakata. Kui istume autosse ja oleme maanteel, siis enam ei ole meil peavarju, vähemalt korteris on meil peavari. Me ei lahku täna. Meil õnnestus mu tüdruksõbrale järgi minna ja me oleme nüüd minu sõbra juures. Meie president kiitis heaks üldmobilisatsiooni. Iga üle 18-aastane mees saadetakse armeesse. 25. veebruar. Kiievis veedavad inimesed öö varjendites ja metroojaamades. Aleksander asub koos oma lähedaste ja naabritega Poola piiri poole teele. Meie sõjaväelastel läheb hästi, aga linna ümberpiiramise tõttu oli oluline Kiievist lahkuda. Saame rindelt pidevalt häid, aga ka halbu uudiseid. Mu isa otsustas paigale jääda. Ta oli tegelikult Poolas, aga otsustas tagasi tulla. Ta on veendunud, et sissetung kaua ei kesta ja suuremaid võitlusi ei tule. See ei ole lihtsalt tõsi. Sõidame Vinitsia poole ja sealt edasi läände. 26. veebruar. Putini väed tungivad Ukraina linnade peale. Lääne poolt kehtestatakse Venemaale sanktsioone. Meie plaanid Vinitsia jõuda läksid luhta. Meieni jõudsid uudised, et seal on juba õhutõrje sireenid ja otsustasime otse Lvivi sõita. Me hakkasime tõsiselt kartma, sest saime just aru, et kuigi oleme Kiievist juba üsna kaugel, on siiski võimalik maarünnaku oht. Mis puutub minu isasse, siis nüüd on see linn, kus ta viibib tugeva rünnaku all. Loodan, et temaga on kõik korras, aga ma olen tema peale väga vihane, et ta oli nii kangekaelne. 27. veebruar. Lahingud muutuvad intensiivsemaks ja Ukraina võitleb tugevalt Venemaale vastu. Putin ütleb, et ta paneb oma tuumarelvad kõrgendatud valmisolekusse. Oleme Lvivis. Saime sõprade korteris korralikult magada, mitte ainult 3 tundi. Ikka on hirmus, aga vähemalt me ei kuule plahvatusi. Ma lähen veredoonoriks ja registreerin ennast vabatahtlikuks. Ma pean midagi tegema, mitte ainult kuulama iga heli ja mõtlema, kas see on nüüd lennuk või pomm. Proovisime eile Lvivist rongiga poole sõita. Inimesed võitlesid oma koha pärast rongis. Üks mees haaras naisel juustest, et saaks edasi liikuda ja üks inimene trambiti surnuks. Rong oli rahvast täis, oli kuulda tulistamist. See oli täielik katastroof ja kohutav vaatepilt. Otsustasime sealt lahkuda ja tagasi korterisse minna. Mu isa registreeris ennast territoriaalkaitseväkke. Oota, teisel pool tänavat on mingi kahtlane tüüp. Mida kuradit ta teeb, igal juhul palun püüdke võimalikult palju pingutada, et anda inimestele teada, mis Ukrainas toimub. Vajame võimalikult karme sanktsioone. Meil on seda vaja. 2. märts. Ukraina linnasid endiselt pommitatakse ja hukkunute arv kasvab.
Pommitatakse ka haiglaid, lapsed sünnivad pommivarjendites ja haiglakeldrites. 3. märts. Oleme praegu Krakowis, aga ainult minu tüdruksõber ja mina. Jääme siia elama. Mu tüdruksõbra sugulane töötab ettevõttes, kes evakueeris oma töötajate pereliikmed bussiga. Nii me pääsesime. See nime. See lugu on üks sadadest tuhandetest ja ilmestab, kuidas üks Ukraina teismeline kogeb sõda ja põgenemist. Aleksandr jõudis riigist põgeneda, aga olukord muutus pärast seda veel palju kriitilisemaks ja Vene väed asusid lauspommitama tsiviilelanikke. Mis saab aga põgenikest edasi, kui nad on jõudnud ohutusse paika? Põgenike kaitseks on loodud varjupaigasüsteem, mis tagab, et need, kes kaitset vajavad, sellega saavad ning et neile laienevad õigused, mis võimaldavad neil elu võimalikult normaalselt uues riigis jätkata. Ma täpsustan. Rahvusvaheline kaitse tugineb põhimõttel, et kedagi ei tohi saata riiki, kus on oht tema elule või inimväärikusele. See tähendab, et inimesele, kes on taotlenud varjupaika ja on tehtud kindlaks, et tema elu võib sattuda ohtu, kui ta kodumaale tagasi saata, antakse tähtajaline elamisluba ja talle laienevad suures osas need samad õigused nagu teistele selle riigi elanikele. Rahvusvahelise kaitse aluseid on erinevaid. Pagulase staatus, mis tugineb 1951. aasta Genfi konventsioonil, antakse inimesele, kel on põhjendatud kartus tagakiusamise ees, tema rassi, usu, rahvuse, sotsiaalsesse gruppi kuulumise või poliitiliste veendumuste pärast. Näiteks dissidendid, usu- või rahvusrühmad, keda kodumaal taga kiusatakse, või hoopiski eelmise režiimiga koostööd teinud ametnikud. Lisaks sellele antakse Euroopas ka täiendavat ja ajutist kaitset. Täiendava kaitse saavad inimesed, keda ähvardab surmanuhtlus, piinamine või neile, kelle riigis on relvakonflikt. Ning ajutine kaitse antakse olukorras, kui riiki saabub korraga massiliselt põgenikke. Eestisse saabuvad Ukraina põgenikud saavadki valdavalt endale ajutise kaitse ning tähtajalise elamisloa esialgu aastaks. Varasemalt on Eestisse saabunud põgenikke oluliselt vähem ja rahvusvahelise kaitse on aastas saanud mõnikümmend inimest. Senini on kõige rohkem olnud kaitsesaajaid Süüriast 196 inimest. Nüüd räägime me korraga kümnetest tuhandetest Ukraina põgenikest. Seega oleme me täiesti uues olukorras. Aga kui me kõik anname oma panuse, siis ma usun, et me tuleme tegelikult selle olukorraga ka toime. Paljud Ukraina põgenikest tulevad Eestisse sellepärast, et neil on Eestiga juba varasemalt sidemed. Näiteks on paljudel Eestis sõpru ja pereliikmeid ja paljud on siin varasemalt käinud tööl. Nii et Eesti on igati loogiline koht, kuhu elama asuda. 2021 aasta alguses elas Eestis üle 8000 Ukraina kodaniku tähtajalise elamisloaga, mis antakse esialgu kuni 5 aastaks ja üle 4000 pikaajalise tähtajatu elamisloaga Ukraina kodaniku. Lisaks töötas Eestis lühiajaliselt, see tähendab kuni aasta, üle 15 000 ukrainlase. Enne koroonakriisi oli Ukraina töötajaid Eestis veel enam. Seega paljudel Ukraina inimestel on Eestiga olnud ühel või teisel moel varem kokkupuude. Tasub siiski rõhutada, et enamik Ukraina põgenikest jääb siiski Poolasse. Ukrainlaste Eestisse saabumine ja siin kohanemine püütakse muuta võimalikult sujuvaks. Ma kirjeldan teile põgenike Eestisse elama asumise protsessi. Piiripunktides Poolas jõuavad põgenikud Eestisse kas nende evakueerimiseks korraldatud transpordi abil või iseseisvalt. Jõudnud Eestisse toimetatakse põgenikud vastuvõtupunktidesse. Seal selgitatakse välja nende vajadused, antakse esmast infot, vajadusel pakutakse meditsiinilist ja psühholoogilist tuge, toitu ja vajadusel ka riideid. Sealt edasi liiguvad põgenikud kas siis oma lähedaste ja tuttavate juurde või hoopis ajutistesse majutuskohtadesse. Võimalikult kiiresti antakse Ukraina põgenikele elamisluba, millega kaasnevad suures osas samad õigused nagu teistele Eesti elanikele. See tähendab õigust töötada, õppida, saada sotsiaalset tuge, meditsiinilist abi ja tegelikult osaleda igati meie ühiskonna elus. Lisaks võimaldatakse põgenikele keeleõpet ja kohanemist toetavaid koolitusi. Lastele võimaldatakse rahulikult aega, et uue olukorraga harjuda, et keelt omandada ja seejärel juba Eesti koolidesse õppima asuda. Seega on eesmärk, et Ukraina põgenikud leiaksid endale kiiresti elu ja töökoha, saaksid keelt õppida ja vajadusel hariduse omandamist jätkata. Mõistagi soovivad enamik põgenikest kodumaale naasta, aga seni, kuni nad on Eestis, on väga oluline, et nad siinses ühiskonnas ka ikkagi hästi hakkama saaksid. Meil kõigil on oluline roll
et uued Eesti elanikud siin võimalikult sujuvalt kohaneks. Ühelt poolt muidugi peavad olema avatud uued elanikud ise, aga teisalt on oluline, et ka Eesti ühiskond oleks tervikuna toetav. Senini on Eesti inimesed näidanud üles väga suurt mõistmist. On tehtud palju annetusi, et kriisipiirkondades saaks pakkuda humanitaarabi, paljud pakuvad elukohta, töökohti, ehk saate ka teie mõelda, mida saate teha, kas individuaalselt või klassina, et teile õppima tulevad Ukraina noored tunneksid, et nad on siin teretulnud. Aitäh teile!